See video annab sulle lühikese ülevaate sellest, mis on keemiaravi, millised on ravi võimalikud kõrvaltoimed ja kuidas sina saad treeninguga neid kõrvaltoimed ennetada ja leevendada. Keemiaravi on vähihaiguse ravimisel keemiliste ainete ehk tsütostaatiliste ravimite kasutamine. Keemiaravi tehakse kas suukaudselt, veenisiseselt või lokaalselt ehk paikselt. Enamik vähiravis kasutatavaid keemiaravimeid võivad põhjustada häirivaid kõrvaltoimeid. Sul võib olla selliseid kaebusi nagu kurnav väsimus, valu, kõhnumine, iiveldus ja oksendamine, kõhulahtisus või kõhukinnisus, isutus ja maitsemeele muutused, juuste väljalangemine, infektsioonid ehk nakkused, õhupuudustunne ja labakäte või varvaste tundlikkuse muutuseid, mida põhjustab kehatüve suhtes kaugemal asuvate närvide kahjustus ehk perifeerne neuropaatia. Lisaks kogevad vähihaiged sageli ka vaimse tervisega seotud probleeme nagu ärevushäireid, depressiooni või unetust. Räägi kindlasti kõikidest oma vaevustest õele või arstile, sest paljusid ravi kõrvaltoimed on võimalik leevendada. Arst saab määrata vajalikud ravimid ning õde juhendab, kuidas ravimit manustada. Kuna aga igal ravimil võib olla omakorda erinevaid kõrvaltoimeid, on mõistlik kasutada lisaks ka teisi leevendavaid meetodeid. Nende kohta saad sa küsida infot oma õelt. Juba enne keemiaravi, selle ajal ja pärast ravi on oluline olla füüsiliselt aktiivne. Uuringud näitavad, et treenimine aitab ennetada ja leevendada ning toime tulla paljude keemiaraviga ja vähihaigusega seotud vaevustega. Kasulikud on nii mõõdukas või intensiivne aeroobne treening kui ka jõutreening ning eriti hea on neid kombineerida. On aga seisundeid, millal treenimine on pigem vastunäidustatud. Ära treeni, kui sul on palavik üle 38 kraadi, infektsioon ehk põletik, trombotsüütide või hemoglobiini sisaldus veres on väga madal või kui sul esineb teisi vastunäidustusi. Kui sul on lümfipais või risk lümfipaisu tekkeks, pea enne jõutreeninguga alustamist nõu füsioterapeudiga ning tee harjutusi ainult temalt saadud juhiste järgi. Aeroobne treening on siiski soovitatav. Mõõduka intensiivsusega aeroobne treening aitab märgatavalt kaasa sinu tervise tugevnemisele. Treenides sinu südame löögisagedus ja hingamine kiirenevad, kuid samaaegselt on sul võimalik vabalt vestelda. Selliseks treeninguks sobib reibas kõndimine või kepikõnd, jalgrattasõit, rahulik ujumine. Ja ravijuhised soovitavad 30–40 minutit kestvat treeningut 2–4 korral nädalas, vähemalt 8–12 nädala jooksul. Tugeva intensiivsusega aeroobne tegevus on selline liikumine, mille tagajärjel sinu südame löögisagedus kiireneb oluliselt, hingamissagedus tõuseb ning rääkimine on raskendatud. Selliseks treeninguks on näiteks jooksmine, suusatamine, hüppenööriga hüppamine. Intensiivsem liikumine on kasulik unehäirete esinemisel ning väsimuse ja kurnatuse korral. Jõutreening on lihaste tugevdamine harjutustega, mis suurendavad sinu jõudu ja võimsust. Lihastreeningu kasulikkus on tõestatud mitme keemiaravist tingitud vaevuse korral, nagu kõhukinnisus, ärevus ja depressioon, väsimus ja kurnatus. Iivelduse ja oksendamise korral on kasu juba ühekordsest treeningust ja selle leevendav mõju kestab vähemalt 3 tunni jooksul pärast harjutuste sooritamist. Ja ka õhupuuduse korral jõutreeningut tehes paraneb hingamismaht ja väheneb õhupuudustunne. Järgnevalt näitan sulle mõningaid oma keharaskusega või käepäraste vahenditega sooritatavaid jõuharjutusi, mida sa saad teha sulle sobivas kohas, näiteks kodus või haiglas. Harjutused on erineva raskusastmega. Sina saad valida sulle sobiva versiooni vastavalt oma treenitusele. Soorita harjutusi kõikidele lihasgruppidele ja tee iga harjutust 8–10 korda, 2–3 seeriat. Harjutusi soorita aeglaselt. Seeriate vahel puhka umbes 45 sekundit. Enne jõuharjutuste tegemist tee 5 minuti jooksul soojendusharjutusi. Pööra pead ühele ja teisele küljele.
Kalluta pead vasakule, paremale. Ette ja kergelt taha. Tee õlaringe taha ja ette suunas. Tõsta õlgu üles ja lase alla vajuda. Tee randmeringe. Ja puusaringe. Käte tõsted. Seisa jalad õlgade laiuselt harkis lindil, hoides mõlema käega lindist või istu tooli serval, toetades täistaldadel jalad kindlalt maha. Istudes harjutusi sooritades kasuta hantleid või muid käepäraseid vahendeid, näiteks veega täidetud pudeleid. Hoia käed alla sirutatult, küünarnukid keha lähedal. Kõverda käsi aeglaselt üles ning siruta aeglaselt alla tagasi. Selle harjutusega tugevdad oma käte lihaseid. Käte sirutus taha. Seisa jalad õlgade laiuselt harkis. Võta 2 käega selja tagant kinni harjavarrest. Lindiga harjutuse sooritamisel seisa lindile ning hoia linti mõlema käega. Tõsta sirgete kätega harjavart või võimlemislinti taha üles, kehast eemale. Selle harjutusega tugevdad oma õlavöötle lihaseid. Seljatõmme. Seisa jalad õlgade laiuselt harkis või istu tooli serval toetades täistaldadel jalad kindlalt maha. Hoia lindist või harjavarrest õlgade laiuselt, käed ette sirutatud. Tõmba käsi kehale lähemale vabaluid kokku tõmmates. Selle harjutusega tugevdad peamiselt oma ülaselja lihaseid. Käte kõverdused. Seisa jalad õlgade laiuselt harkis ja toetu sirgete kätega seinale või kindlale pinnale, näiteks voodile. Kõverda ja siruta käsi justkui ennast toetuspinnast eemale tõugates. Sa saad ise reguleerida harjutuse raskust. Seinanajal sooritades on harjutus kergem ja kõige raskem on teha kätekõverdusi maas, kui toetud sirgetele jalgadele. Harjutuse iseloomu muudab ka see, kui tood algasendis käed üksteisele lähemale. Siis tugevdad oma triitsepseid. Ja kui käed on asetatud õlgadest laiemalt, siis treenid rinnalihaseid. Harjutused kõhulihastele. Lama selili jalad sirutatult või istu toolil või voodiserval, jalad ette sirutatud. Libista jalgu mööda voodit kehale lähemale või tõsta jalgu painutades põlvi. Võid toetada vahepeal jalad maha. Nii on harjutust sooritada lihtsam. Kõhulihaseid tugevdavaid harjutusi tehes sa aitad kaasa muuhulgas oma seedimise paranemisele. Puusatõsted. Lama selili jalad puusade laiuselt harkis, põlvedest kõverdatult. Kergita tuharaid voodilt ja langeta aeglaselt alla. Kergem versioon on pikali olles sirutatud jalgadega lihtsalt tuhara lihaseid pingutada ja lõdvestada. Selle harjutusega tugevdad sa muuhulgas oma vaagnapõhja lihaseid. Kükid. Seisa seljaga tooli või voodi poole, jalad õlgade laiuselt harkis, käed keha ette sirutatult. Tee kükk. Justkui puuduta kergelt tuharatega istet ja tõuse kohe uuesti püsti. Lihtsam versioon harjutusest on, kui istud ja tõused siis uuesti püsti. Kükkide tegemine aitab kaasa alakeha liikumuse paranemisele ja tugevdab paljusid lihaseid, sealhulgas reielihaseid. Varvastele tõus. Harjutust saab teha istudes või seistes, jalad õlgade laiuselt harkis. Tõuse korda mööda varvastele ja kandadele. Kui teed seda harjutust seistes, treenid lisaks säärelihastele ka oma tasakaalu ja ennetad sellega ka kukkumisohtu. Alguses võid hoida kinni näiteks tooli või voodi seljatoest ja kui harjutuse sooritamine tuleb juba paremini välja, siis ilma toeta.
Meeldetuletuseks. Räägi arstile ja õele, kui sul tekivad keemiaravi ajal või järel vaevused. Lümfipaisu või selle tekke riski korral pea enne treenimist nõu füsioterapeudiga. Ära treeni, kui sul on palavik üle 38 kraadi, infektsioon, trombotsüütide või hemoglobiini langus veres või mõni muu vastunäidustus. Ja võta määratud ravimeid vastavalt raviskeemile. Ole füüsiliselt aktiivne, see aitab paljude keemiaravi kõrvaltoimete korral. Liigu mõõduka või tugeva aktiivsusega 2-4 korda nädalas ja tee 2-3 korda nädalas jõuharjutusi.